tavaline külg otsa külgkoordes. Tõmbamegi ette ja sirge jalaga kergelt paljast kõverdatud deadlifti. Vastavalt siis tõstmisele, mis harjutus parasjagu kavas on, kas see on piinalvõtt või repimine, siis piinalvõttu puhul ma teen palju piinalvõttu hästi tühja kangiga 10. Repimine puhul võtan laiema alt ja teen puhtalt puudu ainult hüppekordadesse. Hästi. Kaartu ette ja eestkümme. Võime lisada ka kui näiteks mingi push press tulemas või clean and jerk. Teeme küljele paindust samamoodi. 8-8. Nii. Kas nüüd kõik saavad seda sama korrata, mida ma tegin? Absoluutselt. Muidugi. Saame kätel üleval. Seda keha pöörda. Tahad seda lisada või? Sama koha just tegi. Võid lisada? Meil on siin tõsteprohvid, absoluutselt väga hea. Kui jääb väheks, siis ikka saab. Nii, et siis kes tahab, julgeb proovida. Et kas siin naiste kange vist on vähki kuskil, saab kergemalt. Alustame kukla tagant surumisega. Üks harjutus tuli veel meelde ka. 10 korda. No ma alusin väga hea ettenäitaja on tõsta taustaga. Et siin peaks oskama küll. Vähemalt tehnikad võiks olla. Jah, tekikid otsa. Et üks väike kang on seal, et sealt saab võtta väikse kangi. Sa saad võtta selle pisikese kangi. Ega siin ei pea olema väga suur raskus. Käesid midagi oleks käes. Seal on pisike kangi. Just. Üks harjutus, mida ma unustasin ette näidata, on good morninguga estesin. Hästi. Alustame sellest. Näiteks. Ja good morning puhul jälgida, et jalad ei oleks sirged. Täitsa sirged ei tohi olla jalad. Väike nurk on jalal sees. See esimene liikumine algab siis tegelikult sellest, et nii-öelda shiftite või vajutad tuharaga puusadega tahapoole. Nii sirge jalaga deadlift on ju. Kergelt kõverdatud. Oli selga veits nagu. Nüüd sa võid näidata ette palju piinalvõttu. Piinalvõttu õnnestu. Okei, et teen poole ja poole nüüd näita puusidel lihtsalt repimist üles. Nii hästi, eeskülgi. Ja siis võid teha ülessurumisega, kui tuled üles. Eeskülg, ülessurumine. Algul kükistus. Kükist tuleb alt siis surud üles. Hästi. Et siin ka treeneritena saate kõrvalt jälgida, et oleks inimesel kõik tasakaalus paigas. Et siin on kõrvalt on väga hea vaadata, et ja saate oma õpilasi ja teisi ka vaadata,
et kõigil oleks tasakaal olemas, muidu ei ole võimalik tõsta, kui tasakaal välja läheb. Ehk siis kellel on tõstesussid, raskus on kogu aeg kanna peal. Võtab suhteliselt vähe aega, aga efektiivne saab soojaks küll. No eesmärk ongi, et terve keha oleks soe ja valmis pingutama, et absoluutselt. Kõik ahelad on läbi töötatud tegelikult, et selle aja alati võiks sportlased leida. Näiteks omaritse ka. Näite oma lisaharjutus, sportlased. Siit tõsta kang ülesse, võid pöörata. Korralik kerekontroll peab sina... Et siin peategi tunnetama, et keha on väga hästi paigas. Vastavalt treeningule siis ma räägiks, mis ma veel tavaliselt soojendusharjutustena teeksin, kui on raske kükk tulemas või mingisugune teeküük. Mulle endale meeldib aktiveerida tuharet ennem, kui ma hakkan kükkima. Ehk siis single leg hip thrust, ühe jalaga puusatõste, õlad kergelt siia peale, üks jalga ette kõverdatult, laseme puusad alla ja ülesse. Tunneme, et me ülesse tulles surume tuharet hästi tugevalt kokku. Teine harjutus, mida ma tegin tavaliselt enne rasket kükke või tõstmist, on Chinese plank. Õlgadega siia peale, mitte liiga palju, suhteliselt vähe, et see jõu nii-öelda nurk oleks väiksem. Kannad tooli peale, surume tuhare samamoodi kokku ja tõesti mõtleme, et me pingutame nii tugevalt tuharat kokku kui võimalik. Seda võiks hoida 2 korda 45 sekundit enne tõstmist, enne kükke ja siia võib raskuse peale ka panna. Aga point ei olegi võib-olla see, et liiga palju raskust panna, pigem lihtsalt aktiveerida ja tunda, et saame soojaks ja lihase aktiveeritud. Nii, Ants, ma ei tea, mis sinu harjutused edasi lähevad? Soojendus on tehtud, et siis läheks edasi sügiseste harjutustega, et siis erit, kui sa paned omale 40, sa pane 50 peale saada. Võta see kõrvaldaks. Rohelised on siin ja kollased. Nii, et ühesõnaga sügisene aeg, kus kohe tavaliselt meie ei alusta akadeemilise tõstmisega, siis teeme igasuguseid juurdeviivaid ja ettevõttevaid niisuguseid harjutusi, et keha valmis saaks. Et siis üks harjutus nüüd, mida oleme juba aastaid teinud, ongi rinnale võtt ja kohe tõuge peale. Kes tahab, võtab kääri, et hästi oluline, annab rütmi ja ei pea esimeste seeriatega väga suuri raskuseid panema. Pigem kasutada 4-5 seeriaid, et siis ei ole liiga suur see raskus seal peal. Võtame 3, aitab küll esimene. Et siin nüüd on tõsta meile tähendanud, et väga hea, et siin on hea vaadata, et kuidas on inimene selgeks õppinud need kangi asjad. See harjutustest oli üks minu enda selliseid lemmikutega teinud seda liiga palju küll nii-öelda ettevalmistusperioodi. Hakka proovida 40, oled teinud sellist. Ma olen nii pausiga. Lähed kohe rütmiga, et sa püüad ja kohe sama rütmiga lähed edasi, et siis on kergem teha ka. Et lihtsalt see... On mingeid küsimusi siukse harjutuse kohta? Et seda jah, ja mina tegelikult kasutan seda tüdrukute ja naistega ka suvel. Et ühesõnaga mõte on selles, et
et siis hoida nagu siis naissportlaseid paremas toonusest, siis sellised pikemad harjutused noh, soovitatakse nagu teha, et see mõjub meile nagu väga hästi. Meestel suvel võib-olla polegi nii vaja, aga naiste puhul jah, kasutame isegi suvel sellist harjutust. Just, aga püüa ka jalgadega kinni, et hästi oluline, et sa alt tuled, nii, sirutad, püüa ja siis sirutad uuesti. Täpselt nii, väga hea. Et hästi oluline, et sirutus, püüdmine, sirutus. Selle ülesanne see ka veel, et sa ei saa seda kohe tõukesse minna. Sa oled kangid üle peale. Ehk siis siin taha või kuidagi siia enda peale kangi. Sa ei saa kohe tõukesse minna. Tõmme tuleb otsa üles. Siit saab otsa minna tõukesse. No jah, eks see jah, klassikaline tõstmine nagunii. Ja saame siis kombineerida ette tõukamisega. Lavades surumise juures sügisel alustame sellise asjaga nagu 4 seeriat teeme ja 4 × 10 erinevates positsioonides, kokku tuleb 40 kordust. Asja mõte see, esimesed 10 on ülemises faasis, sirgeks ei lähe, teine faas on keskel, 3. on all ja 4. on täisamplituud. Et ta näitab nüüd ette, ta teeb natuke lühema variandi, aga põhimõtteliselt, et me kasutame 10-st ja see valmistab väga hästi ette kõik kinnituskohad, liigesed. Võib-olla siin tasukski rohkem sellele, et see kogu liikumine oleks veidi aeglasem. Tunnetad seda, et su lihas on kogu aeg pinge all, et sellel ei ole nagu nii suurt mõtet, et selle lihtsalt kiiruga läbi. Jah, et põrgatada seal hästi kiiresti, et mida aeglasem, seda kasulikum. Kuna see on tihtipeale ka ettevalmistusperioodis, siis eriti ka tahaks, et lihas on pinge all. Nii, ja siis tegelikult on samal põhimõttel on ka kükk. Okei, võta viska lihtsalt tule. Ja kükk on 3 positsiooni, esimene on üleval, teine on keskel ja 3. on siis täisamplituud alt üles. Ja kindlasti siin mida jälgida, et raskused ei ole üldse suured. Et siin noh, mina ei tea, ma võin näiteks tuua Andri Matrov, kes on surunud siin 200, ma ei teagi, 215 või 220 või 70 kiloga, rohkem polegi vaja. Et tähtis on see, et just nagu Jander mainiski, et ei tasu kiirustada, pigem teha aeglaselt, et saaks kogu need nurgad ja need erinevad kõrgused läbi tehtud. Väga hea, aitab. Nii, väga hea. Järgmine harjutus, mida siis kasutame ka ainult sügiseti, sportlastel rikub tuju ikkagi korralikult ära. Et on siis Bulgaaria selline nagu surmakükk või käärkükk eesti keeles.
kohe näitame seda korraks ette. Me täies amplituudis seda tegema ei hakka, muidu sportlastel läheb tuju pahaks. Et siin on tegelikult asi ja mõte on siis selles, et sul on 4 antlit erineva raskusega, kus sa lähed suuremalt väiksema peale ja sul on 8 kordust ja sa istud all 8 sekundit, mis sul peas väga hästi ei meeldi, aga ümber hästi kasvatab iseloomu ja tegelikult lõppkokkuvõttes on ta ikkagi selline sügise perioodil on ta väga hea harjutus. No nii, Frank, tule näitame, sa oled tegelikult käinud. Võtame niimoodi, võtame 2 antlit. Võtame 12 ja võta 7, rohkem pole vaja. Iga kord on vaja 8. Jah. Pane need antid siia ette maha, kus sa nad kätte saad enne. Üks on tugev, aga kummal seda teha. Okei, siis ei ole vahet. Et alusta siis selle vasak jalga on sul seal paku peal. Või see on niimoodi, jah, just. Ole nii, jah, siis oled siit võtta vältud. Kõigepealt istu selle paku selle pingi peale, palun. Istu pingi peale. Jah. Nii, pane jalad sirgeks. Nii, vaadake nüüd siit te saate oma jala kauguse kätte. Nüüd tõuse püsti. Vaat see jalg jääb maha, millega sa kükkima hakkad. Just nii, täpselt. Et see on õige kaugus. Nii, aga nüüd sa pead vaheta jalad ära. Sul on vaja teist jalga. Või teist kätt. Nii, oot. Nii, selle võtad selle kätte endale, sul tasakaal oleks kõigepealt on suurem. Teeme niimoodi, et sa teed 5 ja 5. Ja on iga kord ei, praegu teed lihtsalt 5 kükki ja siis pärast 5 sekundit hoiad all, siis vahetad anda. Nii, jah. Täpselt nii. Et originaalseeria on siis 8 sellised, me teeme 5, me ei taha Franki siin päris tuju ära rikkuda. Ja siis on niimoodi, et 8 kükki ja siis 8 sekundit istud all. Et sina istud 5 sekundit all, kuna sul oli 5 kükki. Siis tuled üles ja võtad järgmise antli. Ja me ei ole kaugemale jõudnud, kui 2 korda läbi teinud, et ega rohkem seda, et kui mul siis Matrov esimest korda seda tegi, siis suur 140-kilone mees tuli karjudes põlvili ära sealt, et see oli esimene oli nii valus, aga teine set oli okei juba. Nii, väga hea. Ja nüüd on jalavahetus, jah. Et sul on juba 4 tehtud, nüüd sa teed teise asjaga, teise jalaga samamoodi. Et mõjub väga hästi. Ja isegi minu enda jaoks ütleme, see ühe jala kükk on muidugi väga hea harjutus, et minul endal oligi põhiharjutus, nagu, et kuna ma sellega sain palju paremini tõugata, mina olin glaider, aga mulle endale meeldib, et see harjutus on nii raske, et ta teeb nagu sportse mentaalselt tugevaks. Et kui sa nagu sellest jamast läbi tuled, sa ei karda mitte midagi. Mis on spordis ülioluline, et raskeid harjutusi ei karda, sul ongi vaim on tugev ja jalad on tugevad. Just nii, väga hea. Super. Ja näete, Frank teeb väga tehniliselt hästi seda, see on super. Sander, sa võta siis see raamiga tõmbed vist ilma raskuseta. Raam on siin. Väga hea. Pane nagu segasi. Nii, see on siis selline iseloomukasvataja ja kindlasti teeb ka tuharaja taga nii tugevaks. Nii, et nüüd sügiseti kasutame. Minu ajal polnud selliseid raame väga, et me tegime kangiga tõmbeid. Tänapäeval on raamid, mis on palju mugavam teha ja minu arust ohutum, et me kasutame ka raame. Et tavaliselt tõmbed raamiga, ronite siia vahele ja läheb. Olete kindlasti paljud näinud ja teinud, et ütleme, kui tuleb võistlusperiood lähemale, tehakse raamiga hüppeid, mis on väga okei, väike raskus, väga hea noid, oled ise seal vahel, et see töötab ka. Aga ütleme, et mina kasutan raame nagu ettevalmistava osana, et me saame keha ilusti toonusesse ja tugevaks, et siit läheme edasi juba siis, mis me järgmisse plokki jõuame. Näita mõned tõmbed, ilma hüppe. Siin on keha asendamine väga hea ja on hea ootu teha. Nii, nüüd võib Frank ja Erit võite ka tulla, et teeme
näitame, kuidas antlitega rebitakse. Et järgmine harjutus, mida kasutame ka sügisel palju, ongi täitsa tavaline ühe käega antliga rebimine. Et noh, igaüks võtab endale niisuguse paraja antli, ma ei tea, Berit võtab 10 näiteks. Frank võtab mingi 15 või 12, mis sul seal on, vahet ei ole. Ei pea väga raske esialgu olema. Ja mida nagu jälgida, et hoidke kätt peal, jalgade koogu, käsi ainult hoiab. Ange mingi, ma ei tea, mõlema käega 5 ja 5 näiteks. Ei, sirge käsi, sirge käsi, käsi ainult hoiab ja teil on nii kerge, et ei hoia kätt peal. Siis sa ei tee kätt, nii just, hoiame kätt pealt. Et siis on käsi lõdva, panete puusaga naksaka ära ja käsi on kohe üleval. Et käsi peab ainult hoidma. Ja siin ütleme, noh, kes on tugevamad, noh näiteks Berit ilmselt peaks mingi 25-ga tegema või noh ja mehed teevad ilmselt siin, Sander peaks tegema 30 pluss mingi antliga, eks. Ja mina kasutan 10 seeriaid ühtlasi ka väga hea asi kardio tegemiseks eitjatele. Mõjub väga hästi. Nii, võtame nüüd 2 antlit kätte, palun. Sama raskusega. Nii, mitte väga rasked. Siin on 20. Võta 10. Nii, ja järgmine harjutus siis on niisugune, mina kasutangi nagu kompleksina nagu, et nii, nüüd on 2 antlit käest, põlvest alla, siia ja tõuge. Just nii. Et antleid saab suurepäraselt, eriti kui on noorsportlased, et ei ole kohe vaja selle suure kangi alla pugeda, et on väga hea teha antlitega. Et sellist nagu toonust ja et õpetada ka harjutused selgeks. Surumist teavad kõik, on ju, see ei ole probleem, aga näitaks äkki lendamist. Nii, et tavaline surumine on nagu ikka, eks, aga nüüd, et lendamist teha, et siin ilmselt alati esimeste seeriate puhul just nii, et jälgida seda, et käed on vähemalt õla peal või isegi nõksa kõrgem, nagu on Beritil nüüd. Kui on inimesed üle painduvad, kellel küünarnukk olete näinud, liigub siit, ma ei tea, 10 senti üle nagu sellest sirgest kohast, siis pigem hoida natukene kõverad need käed sissepoole, et ei ole vaja lasta seda küünarnukki siit üle, et see võib haiget teha. Ja jälgida seda, et isegi kui näiteks ei ole anted, on litrid, siis alati mina olen soovitanud, näpp on peal, kus te nagu heidate. Et siis on alati sportlasel hea hoida. Näpp on peal, nagu ma heidaks. Et Sander, võta äkki 500 litri väikse, siis hoiad samamoodi. Just, et nimetis sõrm jääb peale, see näitab teil, kuidas te välja heidate selle. Just nii, väga hea. Ja satub teil selline sportlane, kes veel väga hästi ei paindu, siis oleks hea niimoodi, et teete 8-10 kordust ära, siis hoiate lihtsalt all ja siis kas tõstate üles või lasete lihtsalt lahti litri. Et lõppu jääks alati väike venitus, sest ega alguses sportlased väga hästi ei veni. Nii. See on tühjaks, võtame selle kerepöördelt. Nii, järgmine väga hea harjutus, mida võib teha tegelikult kogu aeg aasta ringi, kerepöörded. Ja seda tehakse ka püsti, aga istudes on nagu selles mõttes parem teha, te saate vastast põlved kogu aeg kinni hoida. Lükkate hoo sisse ja pilk jälgib kogu aeg taha minevat kätt. Väga hea. Ja seda ikkagi soovitavad 2-3 seeriat kindlasti läbi teha ja te kõrvad treenerina kindlasti märkate, et 2-3 seeria läheb see painduvus palju-palju paremaks, see läheb lõdvemaks ja see amplituud läheb kogu aeg suuremaks. Väga hea, anna teistele ka proovida. Sulle võib äkki selle väikse kangi anda, tahad proovida seda? Ma toon selle väikse kangi.
tagumist kätt jälgid ja käed pane sirgeks. Just, vaata kogu aeg tagumist kätt. Et siin võiks olla rekord, et teed tiiru ära vaata, see oleks hea. Et siis painduvusega probleeme enam pole. Või midagi. 360 rekord. Väga hea. Ai, siin pole vaja. Nüüd nagu nii ei saa. Pane käed pikaks, istud sinna 2 peale. Ja, tagumist ette. Jah, see on nagu just ja jälgida, et tasapinnas kogu aeg. Ja siin eritigi hea märkus, et ütleme, kes on juba selle asjaga nagu kodus selle harjutusega, siis tegelikult ütleme, püsti on väga hea teha, et saab teha ka niimoodi, et lööte nagu puusa ette, et tekib nagu, juba nagu vinnastuse moodi asi ka. Sama asi on ka istus, et saate nagu väikse anda oo sisse, seda paremini ta läheb taha teil paigesse teisele poole. Nii. Good morningut me juba näitsime soojendusel, väga hea harjutus, kasutame kogu aeg, ma loodan, et teie ka. Ja külgede harjutused, Perit näitas on meil, kuidas tehakse. Võid jääda sinna istuma, võta mingi liter see. Ongi harjutused. Või teid pingida, kus sul parem on. Et edasi jõudnud teevad seda pingi peal, kes veel nii osavad ei ole, teevad põrandal samat asja. Just. Et väga hea külgede harjutus. Usun, et terve maailm, ma arvan, kasutab neid asju. Väga hea. Tahad proovida? Sa võid võtta väikse anti enda, või tahad 500 litri näiteks, näe, mul on liter ka siin. Okei. Et just seal proovi tasakaalu hoida seal pingi peal, et jalad üleval, võtad 2 kätte just nii, väga õige. Või on äkki mõtteks võtta niimoodi kinni. Just, ja nüüd viid siis alla sinna külje peale. Voot nii, just. Väga hea. Et hästi hea harjutus. Nii. Jah. Kuna kerepöördid me saame päris palju juba tõugata, siis see koormus on võrdlemisi suur. Nendel harjutustel on kindlasti oma koht kavas sees niikuinii, aga ma lisaksin omalt poolt antirotatsiooni, siis ühesõnaga lõppude lõpuks toetab nii-öelda suuremaid lihaseid. Ma ise teen peale fall-off pressi, sa võid seda teha ka kaablil, seda raskemaks sa saad minna. Põldudest kergelt kaverdatud, surume käed ette, aeglaselt ette ja tagasi. Terve see aeg, käed ette surume, toome kummi tagasi, siis me proovime mõelda, et me hoiame oma kere võimalikult stabiilsena ja pingesidet võtta. Seda võib samamoodi mõlema poolega teha 3x12, et see on üks väga hea antirotatsiooni harjutus lihtsalt juurde, mis toetab kogu samas. Kas see oleks sinu mõttes trenni lõpus või albaasis? Ja oleneb treeningu sisust, et ma olen ka seda teinud soojendusena tegelikult, aga siis veidi lihtsama kummiga. Ja raskusega võib-olla siis ma teeksin seda treeningu lõppu rohkem või siis sellele päeval, kus me rohkem ehitame üles kerelihast. Sedasama harjutust põlvili teha, et kneeling position, ehk siis kus oled põlvedel, surud kummi siia pingisse, käed ette, aegselt tagasi. Hästi. Väga hea. Kas on mingeid küsimusi sellise nagu siis meie mõistes nagu sügisene hooaja ettevalmistus jõusaalis? Aga võtame siis järgmise slaidi palun. See järgmiseks on. No ja nüüd on siis, me jõuame sinna, kus me siis ütleme, jõuame näiteks praeguses seisus mingi paari nädala pärast äkki, kes tahavad veel aasta lõpus võistelda, et siis hakkab klassikaline tõstmine.
rinnalevõtt, juba siin Sander näitas meile ette, rinnalevõtu tõmme, mis on kindlasti nagu kavas, sama asi on rebimise ja rebimistõmbega, lamades surumine, kaldpink, kükk, poolkükk ülesastet, kuklalt tõuge ja ettetõuked kangiga, et noh, siin istub peal, teeme tiiru läbi. Et vaatame, saame nautida, kuidas inimene oskab hästi tõsta, vaatame selle ilusti üle. Kõigil siis on värsked silme ees, et saate oma õpilaste käest ka nõuda. Siin on oluline, kui ma algul tõmmet teen, muidugi mul on keretihased pinges, aga ülakävede võttes ma olen tai lihas pinges. Käed on õlad, ma tõmban enda õlad taha tai lihas pingesse. Siis peab kange hästi lähedal, et saad otse üles tõmmata. Vaatame, kui kang tuleb üles, tuleb sirge joonega. Ta ei tõmba ennast. Põlv ei käi ära. Alati sirge joon. Väga hea, et Frank proovib ka, et näitab, et mismoodi tema neid asju teeb. Et seda kõik ju kasutavad nagunii. Et siis me lihtsalt näitame teile korraks ette, et mismoodi neid asju võiks teha. Siin ma võiksin nüüd kommenteerida Frangi seda rinnalevõtu tõmmet, et see ei olnud üldse halb ja seda muidugi saab teha, nagu kes siin on kangi tõstnud, et noh, kui on väike raskus, jumal okei. Teooria väidab, et rinnalevõtu tõmbed võiks olla 125–130% maksimumist. Kurat, sa ei taha sinna üles tõmmata seda niisugust raskust. Ta ei tule üles, jah, et seda me teame kõik, on ju. Et noh, et kui te seal selle raamatu või vaatate Taavi Peetri rekordit, 195 rinnale võtnud, ta tegi 230-ga rinnale võtnud tõmbeid, no sa ei tõmba siia üles. Et selles mõttes see oleneb raskusest, iseenesest kerge raskusega väga okei. Tõmmakegi üles välja, väga õige mõte. Nii, rebimine ja rebimistõmme. Ja ütleme niimoodi, et minu grupis on väga paljudel isiklikud rekordid on tehtudki niimoodi, et meil on selline harjutus, et me teeme tõmbe ja rebimise peale. Et siis on hoog sees ja jube hea on rebida. Et sedasi, ma ei tea, siin kuskil YouTube'is mul oma poiss rebis, oli mingi, ma ei tea, 95 kilone, rebis 115, on isegi kuskil olemas YouTube'is. Et ilus oli vaadata ja selle ettetõmbega saab hea hoo sisse, nii et paar tõmmet juba. Jaa, ta võiks võib-olla tõsta rihmad ka, aga lõhku pole võtta, võiks tõsta hingad ka. Jah. Aga ma proovin lihtsalt pöida. Sa saad võtta selle käest ja saada. Jah, kes on harjunud rihmadega tegema, et tõmbab natuke käed nagu kipsi, et ei ole seda lõtlust, mida sa tahaks. Sa võiks teha niimoodi, et paar tõmbet, siis tee paar rebimist ja lõppu tee rebimistõmme ja rebimist. Algul 2 tõmmet, siis 2 tavalist rebimist, siis tõmme ja rebime kohe peale, enne üles teedes. Kuidas? Rebimine ikka kükki mitte käe, jah? Kerge jõustikus, ma ei tea, see kükki, noh, kellel on head tehnikud, palun, kellel on head põlved, aga ütleme, noh, ma ei tea. Et kui ikka ei ole nii hea tehnika, siis pigem võta üles, et
Sanderil on tehnikad olemas, aga me oleme ka leppinud, et võtame üles, pole vaja. Et see oleks nagu see harjutus. Võtta ette rebimine peale, siis on alati hoog on sees ja tegelikult, kes oskab seda hoogu hästi ära kasutada, on väga-väga mõnus on teha rebimist. Ja ta on küll natuke raskem, aga no mis siin, kas olemas? Rebimises iga, kui treenitel on pikemad tõstev, siis et natuke öelda, et kang on liiga kitsas meile. Näiteks ei saa puudet teha õiges kohas. Öelda, et enne see käe asel nagu veits kõveralt võtta. Et tõmba ajal käed ei liigu. Käed on samal nurgal. Terve tõmba aeg. Ja siis valgsus on väikse ümber. Ja siis vahepeal käsi ei liiguta kuidagi. Siis jääb kogu jõud jääb kangist ja puudasse sisse. Vist jah, pikka peal on teine kord keeruline. Jah, kuulitõukes ongi pikemad inimesed tuleb taas. Nii, noh, lamades surumist, kalkpinki kõik teavad. Poolkükk üles astet, täiesti tavaline rutiin kõigil. Kuklalt tõuge. Et kuklalt tõuge kindlasti oli minu lemmik harjutus iseendal ja vist, ma ei tea, nii palju kui mina tean, vist vähemalt heitjate sees vist 200 vist sai mina ainukesele üles. Isegi Kaleta ei saanud, ta vist juba lõpetas enne ära, et ta küll oli seal ligid, aga jah, et jah, treeneri ja sellist asja on lust vaadata, et tehnikad ja nurgad on väga head, et meil ongi, et tema kangi teeb nagu üksi, kuna tal on kõik selge, et ta ei pea nagu muretsema selle pärast. Väga hea. Nii, anname korraks Sanderil, laseme korraks pulsi alla. 40. Pulsi alla või? No, natuke. Et siis, et sa poolt kannad täielikult. Nagu poksib. Treenin on kirja juba. No see saab treenida, ta tahtis kangi teha, ta saab ju siin kirja. Pärast üles. Ma võin nii kaua rääkida lihtsalt, et seda sama harjutust, mis mulle meeldib teha. Et siis push press lihtsalt, et ma pakun, et see on tõukete seas isegi võib-olla natukene rohkem populaarsem. Et ta läheb põldist kergelt alla, sirutus ja järeltõuge ja siis kätega. Olla tagasi, samamoodi. Ja siin kui näete, mismoodi Ander teeb, hästi oluline on see, et liikumine on ainult üles, mingit püüdmist asja ei toimu. Et see on hästi oluline, ainult üks suund. Hästi palju keskenduda lihtsalt sellele kuuse sirutusele. Et see jah, ta on oluliselt raskem harjutus kui see kuklalt tõuge, aga kindlasti on väga hea harjutus. Ma arvan, et selles harjutuses ei ole 200 saanud Kaleta, aga nii-öelda tõukamises on saanud kindlasti 200. Ma ei tea, ma ei teadnud vähemalt, kas ta tegi. Ma olen ise seda isegi teinud puhtalt siis push pressi. Olen teinud 140-ga 2-3-s, midagi sellist. Ma tean jah, et seda push pressi USA kuulitõukajad ikkagist on teinud üle 200. Aga nii-öelda jah, ala vahetuse püüdmisega see on üsna selline 200 on üsna tavapärane. Jah. Nii. Palju kordusi nendel? Millel? Kõikidel kurssidel ja asjadel, palju kordusi? See on selline hästi üldine küsimus. Ma esiteks arvan, et see oleneb väga palju mingist perioodist, kus need harjutused sees on, mis raskused, mida me taga ajame, kas me arendame maksimaalset jõudu, mis see eesmärk on nii-öelda. Et ma ei tea, ma üle 5 pole push pressis kunagi läinud korduste arvu, seeriad võib-olla 3-4. Ja kuklalt tõuge, meie tavaliselt sellega lõpetame, peale kükki teeme kuklalt tõuke pigem 3 seeriad. Ja võistlusperioodil isegi teeme 1 seeriad. Et teeme näiteks, ma ei tea, 4 seeriat, 3, 2x2, 1x1
3-2, 3x1. Et kui on ikka võistlusperiood, siis oleks makspingutuse ühekordne. Et jah, me siin, ega siin sai, ütleme, kui sa paned suure rassuse, ei jõuagi teha mingit 10-sid, see on hulluks peast. Et pigem ikkagi vähem kordusi ja kui juba asi on, tehnikad on selged, siis saate pigem raskuseid tõsta. Ühesõnaga ka mitte minna. No, jah. Raskused lähevad päris suureks. Nii, proovime ette tõuget siis. Teeme kangi varem. 40-ga, sa oled tugev mees, et vaata, proovime. Et see nüüd on ka niisugune puhas kuulitõukajate harjutus. No selle naiste kangiga. Jah, lükka need asjad eest ära saab, et sul on vaja ruumi. Nii, vasak jalg on ees. Nii, ja nüüd ette tõukad, paneme 3-4 tükki. Ette. Just nii. Vot see on tõuge. Vot niimoodi. Ja siin on niimoodi, et te näete kohe, kui jalad tööle ei hakka, see kang kukub kolinal alla. Et Sander ei ole seda ennem teinud, esimene ka oli kohe vaistlikult tõukas üles, et on mugav tasakaal, kõik on hästi. Lõpuks oli nurk õige ja nii ongi. Jalgadele väga raske harjutus ja seda harjutust ei saa kunagi teha poole jõuga, kuna lihtsalt kang kukub alla. Ja mul head sõbrad Soome kuulitõukad minust tegid mingi 140 kilodest seda. Et mina nii palju ei ole teinud, aga nad tegid ja nad tõuksid kaugemale ka. Et vot sedasi oleks siis need, ütleme, kangisaali harjutused ja ma arvan, et neid kangi harjutusi on vastavalt kellegi maitsele, aga ütleme, ma usun, et siin on nagu selline põhiasi sai nüüd üle käidud, et kindlasti kellelegi meeldib veel mingi erinevad asjad, aga siin on, ma arvan, suures plaanis need klassikalised harjutused olemas. Siis võtame järgmise selle, et siin, et nüüd võtaks siis mõned treeningud, et te näete rebimistreening, mida mina olen kasutanud juba, jummel, ma arvan, mingi 20 aastat. Sain selle treeningu suurelt rahvusvaheliselt seminarilt, kus selle andis Ida-Saksa koondise peatreener. Et te saate selle PowerPointi ka endale, et ei pea seda pildistama ja kes ostis raamatus peaks ka see sees olema. Et ühesõnaga point on siis selles, et rebimine, meil oli nüüd niimoodi, et minu grupp nüüd see nädala teine trenn oli nüüd see trenn meil. Ja esimese korra kohta, kuna keha ei ole veel valmis, me teeme 4x4, 3x3 ja 2x2 on sulgudes. Kui saab energia otsa, me ei tee, aga kui on okei, siis teeme ka 2x2 esimene trenn. Protsente te näete ja seal on siis taga on väikene selline asi, et iga rebimisseeria vahele, näiteks Audentes on hea, meil on see topispalli sein kõrval, topispall siia, rist sammuga, piraki, 3 tõuget vastu seina. Pall ei ole liiga raske, tüdrukutel 3-4, poistel 5, kes on tugevamad, võib-olla maks 6. Et point on see, et oleks hästi kiire liigutus peale ja eitjatel ikkagi jääb alati kõige tähtsamaks see, et me nagu oma vahendiga lõpetame selle harjutuse. Et rebimine on ülitähtis, aga meil on endiselt vaja ikkagi kuuli tõugata, ketast heita, oda, vasar, kõik siuksed asjad. Et kindlasti see topispall vahele võtta. Ja siin on ka niimoodi, et tundub nagu hirmus palju, meil ongi palju seeriaid. Aga kes mul on saanud nagu heaks sportlaseks, ma arvan, et enamuse rekordid on tehtud selle sama treeningu asja sisse. Et ma ei tea, siin on Sven ja Karl, et ma arvan, et teie rekordid võivad ka vist sellest harjutust olla. Et siin on nagu lõpuks on, kuidas? Peaks olema jah, et siin on nagu huvitav see, et need esimesed kerged, see tehnika läheb paika, lõpuks nagu tekib väsimus, aga see tehnika jääb endiselt alles, et on väga-väga hea nagu tõsta. Vot, teine on siis tavaline püramiid, seda teate ilmselt kõik on ju, et lähete oma protsentidega nii nagu te lähete, eks, aga mina kasutan seda esimest trenni ja nüüd see nädal me alustasime, meil on siis 20, mis ta on siis, 29, 28, 29 oli meil esimene see trenn nüüd ja me läheme sedasi välja kuni võistlusteni.
ja jääb ka võistlusperioodil alles, talvel kindlasti, korra nädalas. hästi pikk trenn, siia trennile kunagi peale me ütleme mingit tükki asju ei tee, kui on võistlused ligemal, kui jääb jõudu, kuklad tõuge peale ja ongi kõik, et ja lamades surumine ka. et see on selline trenn, kus ikkagi keha saab hästi suure vati nagu. et plahvatust on ikka väga-väga palju, aga kui ma selle võtsin kasutusele, siis olid mul noorsportlased olid sellised sportlased nagu Mart Olman, Allan Sadul, kes seal veel, ühesõnaga seal paar vasarakutti oli veel ja me tegime selle esimese talve ära, siis oli niimoodi, et poistel oli paigalt kauguse mark tuli kuskil pea 30 senti juurde. see plahvatus oli ikka üli palju parem. et siin näiteks Allan Sadu, kes siin täitis Euroopa meistrivõistluse normikettas, ta hüppas ennem kui me hakkasime tegema, et iga kuu tegime testid, hüppas 2.86, pärast hüppas 3.16. et see on ikkagi kes on hüpanud, see teab, et see on nagu öö ja päev, eks. et väga-väga hea harjutus on see. ja vist kui ma peast mäletan, Peetril oli niimoodi, et 110, 120, 130 ja siis lõpetas seal kuskil 140 juures olid need seeriad temal. aga ta ei olnud nagu kõige kõvem rebija, ta pigem oli kõva rinnavõitja, eks, aga see harjutus ikkagi töötab väga hästi. nii, palun järgmine slaid. kus te need protsendid võtsite, millal te testisite, et saada? see oligi, tema andis, see Ida-Saksa peatreener andis. millest, millisest rekordist? Kevadises, sügisel? no ikka maksimumrekordist. seda küll, ehk siis eelmise aasta rekordist? no jah, põhimõtteliselt küll, aga esimesed trennid ikkagi treeneri tunde järgi sa ei saa alustada kohe, sa ei lähe maksimumi peale, sellepärast ongi esimesed trennid, vaata ma ütlesingi, võib-olla 3 ja 3 rohkem ei jaksagi, lihtsalt kiired lihased saavad otsa, ongi kõik, sa ei saa edasi minna, pole mõtet. ja võib-olla alles 2.-3. nädal me jõuame ühesteni ja kindlasti need esimesed ühesed ei ole ju kohe 100% juures, see on hetke 100. et võib-olla me teeme 2 kuud ära, see hetke 100 on lõpuks võib-olla 10 kilo rohkem, eks ongi kindlasti. et siin algus ka, et ei tasu nagu hulluks minna, et kui näiteks sportlasel on 100 kilo on rekord, esimene trenn, sa ei pane talle kohe 70, hakka minema 50-60, sul on rahulikult minna. et muidu, mine tea, võib vigastada saada või mida iganes. nii, siin on siis, nüüd me jõuame kuuli niisugused treeningud erinevad, mul on pandud meeste vahenditega, et kõik treenerid kindlasti oskavad siia panna naiste vahendid juurde. siin ma teeks sellise märkuse, et ütleme, et päris lastega niisugust trenni nagu teha ei saa, nendel ei ole niisugust energiat. et see on pigem, ütleme, täiskasvanute treening või siis väga heade juunioride treening, kellel juba on vastava tasemega treenitus, kes kestab selle ära. muidu ei ole selle asja nagu pointi. ja te näete kuuli raskused, eks see on täiskasvanute oma, et töötab ülihästi. raske on teha, aga töötab väga-väga hästi. nii, palun järgmine slaid. et seal selles Taavi raamatus vist on tal seal need paremad trennid ka, te näete siis mismoodi nagu maailmatasemel vend neid asju tegi. nii, et siin on järgmine treening, kus on siis seeriad, algul on paigalt, siis on 7-0 looga ja siis hakkavad seeriad, et näete, seal on 8 kilo, 7-2, 7-0, 6 ja 5. et see siis on nõnda, et see treening näeb välja niimoodi, et kui siis see hakkab pihta, siis on niimoodi, et kui on võtta kedagi, ütleme, abilist, kes paneb märke platsi peal ja ma olen üritanud ka neid filmida, et sa paned kuuliringi kõrvale oma 5 kuuli maha, on niimoodi, et läheb lahti, plaks, et sa ei pea ülearu tormama, aga sa kogu aeg liigud. kuul, hopp ja peale igat seeriat kohe pulss. ja siin on näha, kui sportlane harjub selle harjutusega ära, siis on niimoodi, et kui see 75% jõuga tõugatud, et pulss läheb seal võib-olla ütleme, ma ei tea, 170, 175, 180, siis need 100% omad, kus siis seal pannakse ikkagi niimoodi, et karjud ja möllad täie jõuga, kui on
treeningkaaslased seal löövad plaksu, kannustavad, et sa saaksid endast maksimumi kätte, siis on ikkagi pulss juba, oleneb inimesest, lähes 200. Ja noh, see on samamoodi, et see ei ole nagu lastetreening, et selle jaoks peab olema ikkagi treenitud sportlane, kellel on piisavat energiat, et te jõuate pingutada. Ja ütleme, sellest Taavist rääkis, meil on vist kõige rohkem, me suutsime, ükskord tegime vist või paar korda 5 seeriat, kui ei tulnud nagu välja, et seal on lihtsalt, vaat sa paned ju, kui sa täiega tõukad, juba lihtne on eksida, eks, ja siis kui ühe teed juba ära, siis tuju ei ole enam see, et siis võtad uue seerit, äkki läheb jälle täkkesse. Nii, ja peale on siis niimoodi, et jälle natuke puhkad, lased pulsi alla ja siis veel 6 tõuget peale 7-0-ga. Ja selles harjutuses vist Taavi on ainukesena, kus ta tõukas 20 meetrit 7-0. Et ta trennis ei tõukanud väga kaugele. Aga selle harjutuse juures lõppu ta sai 1 kord, sai 20 täis, kui ma õieti mäletan. Nii, palun järgmine. Nii, täpsustõukamine ja nagu seal taha on kirjutatud enne tähtsaid võistlusi. Et see on siis selline harjutus, kus sportlane, kes on siis, me eeldame, et on väga korralikul tasemel, seda võib teha ka noortega. Kuigi noortega on ilmselt keeruline see, et katsu neile selgeks teha, et nüüd on vaja tõugata 1,5 meetrit lähemale, kui su rekord oleks. Et sul on ju kõik hästi, tunne on hea, võistlused, sa oled tippvormis, kõik on hästi, aga just siin ongi point on selles, et ühesõnaga paigalt tõukad tavaliselt nii nagu ikka, siin on 7-0 on hooga, 4 katset, et see on hästi kergelt tõugatud, aga tehniliselt sa teed kõik oma asjad ära, et ei ole, et kui sa oled jalgade vahetaja, ma ei pea pingutama, et tõukad jalad maas, ei ole nii. Sa teed täpselt selle tehnikaga, millega sa võistled. Nii, siis pannakse märk maha, tavaliselt olingi mina seal, istusin seal kuuli otsas seal või see märk, kus oli, siis +-10 on täpne ja siis läheb. Ja ütleme jah siis, et kui on juba 8-4 pihtas, see on nagu, võiks olla miinimum, aga ütleme tippvormis, kui sport on ikka hea, tuleb 6 tabamust, tuleb 7 tabamust, mis on ikkagi väga hästi ja näitab seda, kui hästi sportlane tunnetab oma liikumist ja kogu tehnikat. Ja peale seda läheb täiega tõukamine. Ja raamatus vist oli, kui ma lugesin, et meil oli üks siuke trenn kunagi, kus Peeteril oli vist 19, mingi 12 või mis tal oli rekord ja ta tõukas selle täpsustõukamise viimase katse tõukas 19.40, tõukas 7-0-ga. Siis ma küsin, kas sa lollakas pead, mis teed? Sa tõukad oma isiklikust kaugemalt, kergelt. Ma ütlesin, et ma ei tea, et nii hästi oli näpu otsas, ma ei raatsin nagu järgi jätta. Ma olin muidugi üliõnnelik, sest see oli perfektne tõuge. Ja pärast ta suutis samamoodi tõugata ka võistlustel. Aga just, et teinekord ongi nii hea tunne, et siis ei olegi vaja seda tagasi hoida. Tõuka see tõuge ära, sest sul on pärast seda võistlusel ju vaja, eks. Siis kui sul on see kogemus olemas, kuidas hästi tõugatakse. Nii, kas meil sai otsa? Jah. Saigi otsa kogu info, ma ei tea. Küsige midagi. Ma küsin korra. Jah. Palju te teete kiirjooksu tõukeid või midagi? Tõkkeid teeme miinimum korra nädalas ja jookseme me 2 korda vähemalt lõike. 2-3 korda. 2-3 korda. Mis lõike te jooksete kui pikki, kui kiirelt? 50-seid jookseme suuremate tüüpidega. Odaviskajad jooksevad natuke pikemalt, 60-seid ja 100-seid. Ja minu mõte on alati selle sprindiga on see, et mina soovitan oma õpilastel joosta kuskil 70-75% oma maksimumist, et oleks väga hea tehnika. Ja teisest küljest ta oleks juba nagu lõdvestav. Ja siin on mul vanemad õpilased seal, Karl ja Sven, ja kuna tehnika oli kõigil jooksja, nagu nendel heitjatel hea, siis tegelikult lendavate ajad, sprindi ajad, kogu need paranesid ja tui ei ole nagu olnud mingeid tagareie vigastusi palju, et ütleme, kui tehnika on paigas, siis sul ei tule vigastusi. Mis sul näiteks parimad tulemused on olnud heitjatel, näiteks 30 lenda? 30 lenda, meil on rekord 3-0.
alla 30 on jooksnud meil minu grupis 2 tüüpi ja alla 3-20, no seal on juba palju. Tüdrukud on äkki mingi 3-80 äkki. Berit ei olnud maailma kõige kiirem. Berit tegi kuuliga kiireid liigutusi, jooksus ei olnud väga kiire. Aga jah, kõige kiirem 3-0 jooksis Kevin Sakson, 2-meetrine kutt. Et noh, väga-väga kiire. 19 meetrit tõuganud klaidi ja 60 heitnud ketast, nii et nüüd mängib Tartus, toob kuulsust Ameerika jalgpallist, tuli just Balti meistriks. Siis mind huvitab veel, et kuulijännid ette ja ülepea taha palju? Kuulijännidega on see, et sügisene periood, jah, seda siia sisse ei saanud, et minu treeninggrupp teeb kuu aega sügisel sangpommi. Tõuked mõlema käega, samamoodi siit alt. Jännid ette, no niimoodi, et Berit teeb 12-st, nooremad teevad 8-st tüdrukud, nooremad poisid teevad 8-st ja tugevamad teevad 16. Jander on seda teinud. Matrovil on lemmik, see on nagu sigarukkis, kui ta sangpommi näeb, et talle hullult meeldib, mul on väga hea meel selle üle. Et kes selle sangpommi, noh, Karl ja Sven on neid ka teinud, et kes selle sangpommi trilli nagu kuu aega läbi teeb, siis te olete talviseks soojaks valmis, te ei karda mitte midagi. See teeb ülitugevaks. Aga näiteks äkki ette? Mis asja? Sangpommi trilli. Sangpommi trillid on väga lihtsad, sa võtad sangpommi kätte, nii, ja tõukad. Mõlema käega 8-10, 3 seeriat. Ette jännid, samamoodi 3 × 8-10, üle pea jännid, selja taha jännid. Ja siis preemiaks on see pall on siin rinna peal, 3 hüpet ja ette tõuge. Need on meie harjutused. Vanasti, kui meil oli suurem punt, me isegi võistlesime selles. Et see käis nagu asja juurde. Praegu meil ei ole nii palju neid tüüpe, et meil, noh, üksinda on paha võistelda, kui on niisugune 5-6 kutti juba, siis on nagu lahe. Sa ei tea tegema, sa ei tohi visata nagu niimoodi. Et seda, noh, et kui te küsite, kas on peale Eitet seda teinud, Erki Noolega tegime täpselt samat asja sügisel. Ja toimis üli hästi, nad lõpuks isegi 15 meetrit kuuli, et ei olnud väga suur mees. Ja olen soovitanud kümpimeestele kõigile, et kasutage seda võimalust, et jube lihtsalt saab tugevaks. Mul on üks küsimus veel. Sa tahtsid neid suuri palle, mis sa nendega mõtlesid teha? Peame sinna täna jõudnud, tegelikult pöördega tehnikas kasutatakse ka seda suurt palli, et kui kuuliga tõukad, et siis ongi, et sa saad samamoodi hoida seda vasakut kätte hästi paigal, et ta sul minema ei sõida. Et kellelgi on probleem selle vasaku käe kinni pidamisega, andke pall kaisu, töötab väga hästi. Et siis saab nagu ära ka tõugata kuuliga tõugata. Et hoopis palliga ei ole vaja, see vasak käsi on kinni, eks, aga kui kuuliga teha, siis võtate selle palli kaisu, siis teil on käsi kogu aeg paigal. Kuidas näeb kuulitõuke ajal välja nädalane mikrotsükkel? Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev? No nii, nüüd me peame kõigepealt täpsustama, et ütleme niimoodi, et kas siis, kui oli nagu Jander või koolipoiss. See on 2 eri asja, üks on proff, üks on koolipoiss. Noh, kui on tavaline Sander, kes käib koolis iga päev, siis meil on praegu nõnda, et esmaspäeval tõukame, peale teeme kangi, kuna meil ei ole võimalik 2 trenni teha. Teisipäev leidame ketast, peale tulevad hüpped, sprindid, jännid. Kolmapäeval on meil niimoodi, et praegu me oleme leppinud, et me teeme kardiopäeva. Nad sõuavad ja siis jõusaalis on kõik väiksed lihasgrupid, tagareied, pealtreied, lendamised, õlad, sellised asjad, kerelihased. Neljapäeval tõukame ja põhimõtteliselt neljapäeval me teeme peale tõkkeasted, sprindid, hüpped ja meil on lepitud niimoodi, et kui on reedest, ütleme, või kogu nädalast ja reedel on osadel on hästi pikad veel koolipäevad, et siis me reede võtame vabaks, et jõu teevad laupäeval. Et see on nagu koolipoiste kava, kes tahavad tulemusi teha. Aga kui me näiteks räägime Janderist,
siis on noh, ütleme niimoodi, esmaspäev on nii, et hommikul tõukame, õhtul kang, teisipäeval hommikul tõukame, õhtul võiks olla mingi üke, kolmapäeval suur kang, neljapäeval hommikul kas vaba või väikene imitatsioonid ja õhtul võiks teha siis ütleme väikse tõukamise, reedel tõukamine, õhtul kang. Et see oleks nagu noh, on vist umbes nii. Noh, kui on aega teha ja on tervis korras ja või... Eks läbi karjääri on erinevaid asju katsetatud, proovitud. Ma olen teinud 11 trenni nädalas, samas kuus. Neist on laagri variant põhimõtteliselt. Raske on öelda, milline see kõige, ma ei tea, parem oleks kellegi jaoks. Ma ise lõpuni välja sellest aru ka tegelikult ei saanud. Võtta ameeriklaste variant oli hästi pikalt trennid, korra päevas. Väga palju erinevaid variatsioone kindlasti, siin ma arvan, ei ole ühte õiget vastust, et eks see lõpuks kuidagi su enda järgi kujuneb välja, et mis toimib kõige paremini. Et siin jah, et ütleme, treening, ütleme seesamas, ütleme noh, et nagu, et hommikul tõukamine, õhtul kang ja niimoodi, et siis mingil hetkel näiteks mina muutsin ka ära, et me tegime kangi küll, aga kükki ei teinud, kuna kükk võtab jalad nii läbi, mis järg võib tõugata. Et siis kükk oli alati teisipäeval peale tõukamist. Et kuna kolmapäeval oli, ütleme, oligi see suur rebimine, noh, on jalad natukene kehvemad, ei juhtu midagi, aga surnud jalgadega sa tõugata ei saa, see ei ole võimalik. Et seal, noh, kui te olete oma sportlasega koos, kuigi tänapäeval on hästi moodne see, et läbi interneti treenitakse, on ju. Et noh, kui on hea usaldus sportlasel, on hea enesetunnetus, siis ta toimib ikka. Et seda, noh, et sa ei saa sportlasele nagu päris vastu minna, et nüüd kannatada, see ei toimi. Aga jah, et mina muutsin selle ära, et kükid tulid teise päeva nagu peale tõukamist, et siis me saime korralikult kükki teha ja me saime ka korralikult tõugata. Nii, teeme 5 minutit või 10 minutit pausi, palju sul on vaja aega? Teeme 10. 10 minutit teeme pausi, et me proovime nüüd saada selle tänase päeva materjali kuidagi